Tere taas! Tore teid kõiki taas näha ja täna on meil teile välja pakutud järjekord huvitav auto, milleks on Maserati Spider. Nagu mulle kombeks, et peaaegu igast autost, kui ma räägin, ma lähen tagasi ajas minevikku, et oleks parem mõista auto iseloomu, mida me filmime. Ja sedasi on ka antud mudeli puhul. Ma lähen täna tagasi 50 aastasse 1975. See oli aasta, millal Argentiina päritolu ettevõtja Alejandro de Domaso võttis Maserati juhtimise üle. Tema juhtimise all sündis aastal 81 ka mudel Maserati biturbo. Sinna mudeli perekonda kuulus väga palju autosi. Alguses nad tulidki turule Maserati biturbo nime all, aga ajapikku hakkas lisanduma igasugu erinevaid mudeleid. Et kõik olenes sellest, et kas autol oli siis kupeekere või oli tal sedaankere või oli tal kabrioletkere nimega Spider, oli seal suurem mootor, väiksem mootor, palju seal mootoris klappi oli ja nii edasi. Ja lõpuks kujuneski niimoodi, et kokku selliseid autosid, erinevaid mudeleid tehti kokku umbes 50 tükki. Näiteks oli niimoodi, et oli siis kupeekere oli tavalise telje vahepeal, sedaankere oli pikendatud telje vahepeal, kabriolet Spider oli lühendatud telje vahepeal, aga oli ka kupeemudel 228, mis oli pikendatud telje vahepeal, samas kupeemudel Garif, mis oli lühendatud telje vahepeal. Aga nagu elus ikka, et ajad muutuvad, olukorrad muutuvad ja aastal 89 lõpus omandas Fiat 49% Maseratist ning aastal 93 ülejäänud 51%. Nii et aastast 93 oli siis Maserati läinud täielikult Fiati omandusse. Nad said aru väga hästi, et selline keeruline mudeli programm ei sobi ja tulemus oligi see, et 90ndate keskel oligi saada siis kaks mudelit, oli Maserati Ghibli, mis oli jätkuvalt seesama kupeekerega Maserati biturbo, kuigi loomulikult oli teda igatpidi uuendatud, et ta nägi siis välja selline, et ta sobiks müüa antud ajahetkel. Ja teine mudel oli siis uus 4. põlvkonna Maserati Quattroporte, mis oli väiksem, lühem, kergem kui eelkäijad ja tegelikult samuti põhines paljuski Maserati biturval. Nimelt see põhi, mis tal oli, et ta võeti siis see nii-öelda Maserati biturbo sedaanmudeli põhi, mis oli siis juba omakorda natuke pikem kui kupeekerega põhi ja seda omakorda pikendati. Ja kui need Maserati, nii et kõik need Maserati biturbo perekonna kuuluvad autod olid reeglina 2 turboga ja V6 mootoriga, siis näiteks Maserati Chamal, sellel oli V8 mootor, millel oli samuti 2 turbot. Ja ka Maserati Quattroporte 4, et sellel oli lisaks siis nendele teada-tuntud V6 mootoritele tippmudeli puhul saada ka see V8 mootor, mis oligi Chamalil. Aga kuna oli selge, et ikkagi peagi tuleb ellu viia mingid suuremad muutused, see esimene samm oli selles, et Fiat andis aasta 97 nii-öelda selle juhtimise või toimetamise Maseratiga üle Ferrarile. Ja sealt edasi oligi kohe see, et tehas pandi ajutiselt kinni, tootmine pausile, et saaks kogu sisseseade ja nii edasi uuendada. Ja vast kõige suurem samm oli see, et aastal 98 tuli turule uus mudel, mis kandis nime Maserati 3200 GT. Kui nüüd kohe kellelegi ei tule ette, milline see auto välja näeb, ma ütlen kohe ära, et see on see mudel, millel on need tagatuled, mis meenutavad bumerangi. Kuigi see auto oli uus, ta siiski kasutas sedasama V8 mootorit, loomulikult see oli korralikult üle käidud, mis oli siis Maserati Chamalil ja kõige võimsamal Quattroporte mudelil. Kuid kuna Maseratil oli soov taas minna tagasi USA turule, tuli uus auto viia vastavusse sealsete turu reeglitega ning lisaks oli Maserati soov ka tuua turule kabrioletmudel sellest uuest mudelist. Ja sellest sündiski antud auto. Asi nägi välja sedasi, et kõigepealt tuli turule, esitleti aastal 2001 sügisel Maserati Spiderit ja 2002 aasta alguses siis kupee mudelit Maserati kupee
just selline nimi seal autol oligi. Aga ongi tänapäeval kombeks, et kuna see Maserati Coupé on nagu natuke nii-öelda mitte midagi ütlev või pigem kõike hõlmav nimi, siis kasutatakse ka nii-öelda siis sellist nime nagu Maserati 4200 GT, et lihtsalt eristada seda uuemat mudelit, mille on siis 4,2 liitrine mootor, sealt siis nii-öelda hüüdnimi 4200 GT ja vanemast mudelist, millel on siis 3,2 liitrine mootor. Et kuigi nii-öelda see uus mudel, ehk siis nii-öelda see Maserati Spider ja Maserati Coupé hüüdnimega 4200 GT on üsna sarnased mudelile 3200 GT, siis tegelikult siin on päris mitu asja on erinevat. Esiteks loomulikult on mootor. Et kui 3200 GT puhul, nagu mainisin, oli see vana V8 piidurmootor, siis 4200 GT puhul või Coupé puhul või Spideri puhul, sellel on siis 4,2 liitrine vabatinga mootor, mis on Ferrari päritolu ja kannab koodnime F136. Teine muutus oli see, et nüüd oli käigukast asus taga ja nii-öelda siis kolmas niisugune silmalähtav muutus on see, et on uued tagatuled autol mõlemal, nii Coupél kui Spideril, et kadunud on need bumerang-tuled ja asendunud selliste lihtsamate tuledega, mis tegelikult väga hästi selle autole sobivad. Väga hästi mängivad kokku selle kirjajoonega. Ja loomulikult, kui me räägime Spideri mudelist, siis tegelikult sellega kaasas veel kaks väga olulist uuendust. Esiteks loomulikult see, et tuli turule nüüdsest siis Cabrio mudel, mida eelkäija 3200 GT puhul ei olnud saada. Ja teine uuendus oli see, et Spideri teljevahe on lühem, 22 sentimeetrit lühem. Et nii nagu ikka näitame ära ka, mis on peidus mootoriruumis, et tegu on siis mainitud uue mootoriga, vabalt hingav 4,2 liitrine V8 mootor. Ferrari päritolu ja kannab koodnime F136. Ja antud autol, antud mootoril on siis 287 kilovatti. Nii, et nagu ikka räägime ka paar sõna auto interiörist ja mida ma esimene asjana ütlen selle auto puhul. Kaks asja. Esiteks see, et üldse see nii-öelda selle auto välisvärv ja see interiöri nahavärv, see on minu just üli hea kokteil. Et selline hele sinjakas toon väljast ja niisugune mõnus peesikas nahksisu. Et see on super ilus. Ja teine asi, mida mainin ära, et kuna nende mudelitel tihti need peaaegu alati nupud muutuvad niisuguseks kleepjaks ja antud autol on väga korralikud, kuna need on taastatud. Nii et see on väga hästi ilusti hoitud auto ja ilusa interiöriga. Ja kuna ma enne mainisin, et Spider tehti lühendatud teljevahele, siis see on ainult kahekohaline, taga ei ole istmeid ja loomulikult, mida võiks eraldi välja tuua, Maserati kell. See on nii-öelda Maserati trademark on juba väga pikka aega. Nagu ikka tagasiside, et kuidas on siis sõita selle autoga, mida filmime, milleks antud hetkel on siis Maserati Spider. Et ma alustaks võib-olla sellest, et antud mudelit, et siin oli võimalus osta siis kas klassikalist manuaalkasti või teine variant oli siis automatiseeritud manuaalkast. Ja selline mudel kandis nime siis Cambio Corsa. Ma ütlen kohe ette ära, et see Cambio Corsa mudel oli ostetes hädast palju populaarsem. Et kokku toodeti üldse Spideri mudeleid 4300 ja natuke peale tükki. Millest siis vaid iga 7. oli siis nii-öelda vanakooli klassikaline manuaalkastiga mudel. Et antud autol on siis ka siis automatiseeritud manuaalkast, mille siis kaks varianti, et kas siis lased autol vahetada käike või vahetad ise neid käike kasutades labasi. Kui nüüd keegi küsib, et kumb käigukast on parem, siis mul on seda väga raske öelda, sest esiteks on see, et ma ei ole, kui ma ei eksi, ei ole kunagi sõitnud ühegi nii-öelda Maserati Coupé või Spideriga selle põlvkonna omaga, millel oleks klassikaline manuaalkast.
ja samas väga palju on kinni ikkagi ka isiklikus maitses. Kuna ma ütlen ausalt, et tegelikult on üsna mugav teatud ajahetkedel lihtsalt sõita nii, et see ei pea käiku vahetama. Nagu antud juhul ma teen seda videot, mul on ta praegu automaadi peal, auto ise vahetab käike ja tegelikult on väga mõnus. Ja loomulikult on tõesti see, et see nii-öelda see nimi Cambio Corsa, tegelikult Itaalia keeles tähendatakse siis nii-öelda nagu võidu, sõidu, käiguvahetust. Ja tõesti tegelikult see käiguvahetus palju kiirem. Et selle asemel, et eks ole, sidurit vajutada ja siit hakata käiku muutma, siis tegelikult siin on lihtsalt vajutad korra siia lapatsi peale ja järgmine käik on sees. Kuid tulles nüüd tagasi selle käiguvahetuse juurde, siis tegelikult on, eks ole, kindlasti on palju kuulnud, et sellised automatiseeritud manuaalkastid, eriti veel sellest ajahetkest ei ole võib-olla nii-öelda kõige, ütleme siis niimoodi, siidisema käiguga. Et nad võib-olla, eriti kui ta on veel automaatrežiimis, et nagu niisugune tunne juba nagu ootaksid järgmist käiku, kui auto veel mõtleb ja jokutab ja kui ta vahetab, jõnksutab. No jaa, et ütleme, et see on nii ja naa, et loomulikult, et just nimelt automaatrežiimis võiks öelda loomulikult, et see käigukast ei ole võib-olla, ei tööta nii õlitatult, nii-öelda ei tööta nii õlitatult, kui võib-olla klassikaline automaatkast. Aga tegelikult ei ole mitte midagi hullu. Et pigem on niimoodi, et just nimelt linna vahel, kui on kuskil võib-olla mingid pidevalt kiirendad, et seal võib-olla annab see kõige rohkem tunda. Aga selles mõttes tegelikult selle vastu on ka üks ravi ja kõige lihtsam ongi siis, et kui sa ise vahetad käike, et sellel juhul nii-öelda kontrollida olukorda paremini ja tegelikult ka käigukast toimetab kiiremini. Ja ütleme, et kui sa veel natuke tempokamalt sõidad, siis kindlasti oleks soovitav panna käigukast ka sportrežiimi. Et siis lähevad veel need käiguvahetused veelgi kiiremaks ja täpsemaks. Et siin ma nüüd vahetan ise käike ja tegelikult palju parem. Et selles mõttes, et kindlasti, et ei tasu karta seda käigukasti. Täitsa mõnus alternatiiv tavapärasele manuaalkastile. Loomulikult, kui keegi minu käest üks küsiks, et kui ma nagu endale sellist autot otsiks, et kumba käigukasti ma nagu eelistaks, see on raske öelda taaskord, sest et ühest küljest loomulikult tahaks võib-olla seda vanakooli manuaalkasti, aga samas, nagu ma ütlesin, need on haruldasemad, nad on ka tänapäeval kallimad ja väga palju tegelikult oleneb ka konkreetsest autost. Et ei ole mõtet osta kehva autot võib-olla manuaalkastiga, et pigem ostan teile hea auto ja isegi kui sul on Cambio Corsa kast, et siis igal juhul täiel linnas on nautida, nii et tegelikult see Cambio Corsa variant on täitsa hea. Nii, et jõudsime juba pikalt rääkida sellest, et kuidas see käigukast toimetab, aga räägime nüüd ka sellest, et kuidas Spyderiga sõita. Ja Spyderiga on väga vahva sõita, et kindlasti tuleb siinkohal mängu ka see, et nagu ma ütlesin, et Spyder on lühema telje vahepeal, seega auto on kuidagi vahetum, mõnusam, sportlikum ja eks see kõik nii-öelda mängib rolli. Et kellel on endal need autokogemust teab väga hästi, et mootori hääl, ülimalt hea tämber, nauditav. Panime vahepeal nüüd katuse peale, aga veel kui katus maas on, siis on seda kõike rohkem veel võimalik kuulda, tunda. Nii et väga-väga mõnus auto. Nii nagu üks õige sportauto olema peab. Et kindlasti oleks minu soovitus see, et kui on võimalus valida, kas või juba seetõttu, et Spyderil on ainult 2 kohta, siis nii-öelda tervet pere kaasa võtta ei saa, kui pere on suurem kui 2 liiget, et siis kindlasti valida Spyder. Spyder on mõnusam sõita, Spyderil on võimalus katus maha lasta, et Spyderi puhul minust on kõik palju-palju mõnusam ja vahvam.